Vaat see kelluke on armas. See tuletab neid kõrgemaid riigikaitsekursusid alati meelde. Ja härra Mikot. Head riigikaitsekursuse vilistlased ja külalised, mul on suur rõõm teid tervitada Eesti ajaloo kõige arvukamal riigikaitsekonverentsil. Eesti riigi kaitsmine ja meie inimeste turvalisuse hoidmine algab igast eestimaalasest. Meil kõigil on siin oluline roll. Seetõttu ütlen sissejuhatuseks teile kõigile siin saalis tänusõnad, et te olete tulnud, et te võtsite omal ajal selle vaba nädala kõrgematel riigikaitsekursustel osalemiseks. Kui tohib öelda, siis head kursuse õed ja kursuse vennad. Ning et te tulite ka täna siia. Samuti soovin tänada kursuse korraldamise eest Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse meeskonda, aga eriti Madis Mikot, kes seda asja kõik need 200 või 2000 või 20 aastat vedanud on. Tänaseks on kursuse läbinud enam kui 2100 inimest. Madis, see on vägev saavutus, täiesti siiras tänu sulle. Vähemalt minu poolt aplaus. ...20 aasta võrdlusega jätkates on meie sõjaline riigikaitse teinud selle aja jooksul väga muljet avaldava arengu. Kui eelmise sajandi 1999. aastal oli kaitse-eelarve ümardatuna 60 miljonit eurot, siis 2020. aastal, kui Riigikogu nii arvab, saab see olema 10 korda suurem ehk 615 miljonit eurot. Kui 1999. aastal osales õppusel kuni 1000 reservväelast ja Kaitseliidul oli 7000 liiget, siis käesoleval aastal osaleb õppustel 3000 reservväelast ning Kaitseliidu liikmeskond on üle 25 000. Kaitsevägi on täna paremini varustatud kui kunagi varem. Soetatud on uut relvastust ja täiendatud laskemoonavarusid, eriti just viimastel aastatel. Rutiiniks on saanud lisaõppekogunemised, mille eesmärk on testida reservväe tegelikku suutlikkust. See kinnitab, et Eesti riigikaitse on täna üles ehitatud reaalselt eksisteerivatele ja toimivatele võimetele. Märgin veel, et kui 90-ndatel peamiselt räägiti totaalkaitsest, siis tänaseks oleme jõudnud selle edasiarenduse ehk laiapindse riigikaitseni nii sõnades kui ka tegudes. Laiapindne riigikaitse tähendab valmisolekut kaitsta Eestit kõikide ohtude vastu, sõltumata nende päritolust või ilmnemise kohast. See pole ainult Kaitseväe ja Kaitseliidu asi. Sama tähtis on Välisministeeriumi, Välisluureameti, Kaitsepolitseiameti, Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Riigi Infosüsteemide Ameti ning mitmete teiste tublide ametite tegevus. Aga ka kohalike omavalitsuste ja elutähtsaid teenuseid pakkuvate ettevõtete tegevus. Riigi ülesanne on laiapindse riigikaitse raames kõik erinevad osalised viia koordineeritud koostöö, planeerimise ja õppustel läbi harjutamiseni. Siinkohal on väljakutseks just riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste ning ettevõtjate koostöö suurendamine. Õppused on olulised igal tasemel. Ka Vabariigi Valitsus teeb neid regulaarselt ja ma pean seda väga oluliseks. Peagi algab uue laiapindse riigikaitse arengukava koostamine aastani 2030 ja selle raames tuleb läbi mõelda lahendused reaale väljakutsetele. Lisaks küsimusele, millist kaitseväge
on meil vaja ja võimalik arendada. Peame arengukavas pöörama tähelepanu ka sellele, kuidas teised, enamasti tsiviilasutused, panustavad riigikaitsesse. Peame küsima, kuidas tagada parim võimalik ülevaade meie mereruumis toimuvast ja suutlikkus juhtumitele reageerida. Kas tänane olukord, kus riigil on 3 laevastikku ja 3 mereseirekeskust, on pikas plaanis kõige otstarbekaim lahendus? Kui palju ja millised toidu, esmaabikaupade ja ravimite varusid peab riik tagama, et kriisideks valmis olla? Sel sügisel on plaanis valitsuse tasandil läbi mängida lauaõppus, kuidas tagada kriitiliste teenuste nagu side, vedelkütus, ravimid ja toidukaubad tagamine suure elektrikatkestuse olukorras. Saaremaa näide käesoleva aasta algusest, kus 3,5 tundi kestnud ulatusliku elektrikatkestuse tõttu tekkis külmal ajal mitme teenusega probleeme, on hoiatav näide omavalitsuse tasandilt. Saarlased olid tarmukad ja said jaanuaris hakkama, aga peame valmis olema analoogseteks juhtumiteks ja kahjuks palju suuremas mahus. Sellele küsimusele vastamiseks on mul kõigile siinviibijatele üks suur palve. Kui te lähete homme oma töökohtadele tagasi, siis mõelge korraks, kas teie asutus, olgu see siis kohalik omavalitsus, ettevõte või riigiasutus, on valmis kriisi, näiteks pikema elektrikatkestuse korral oma tegemistega jätkama 24, 48 või 72 tunni jooksul. Kas meil, kas teil on olemas plaan ja vahendid selleks? Kas teil on näiteks teada, kelle varugeneraatorit kasutada saate või millised sidevahendeid kasutada mobiilside katkemise korral? Sest kriisi ilmnemisel ei saa üksnes lootma jääda riigi ressurssidele. Kriisiks valmistumine algab igast ühest meist. See ei tähenda, et riigil puudub siin roll. Vastupidi, riik peab aitama tagada, et iga inimene, iga pere ja kogukond tunneks ennast Eestis turvaliselt, ka ettenägematute juhtumite korral. Uues riigikaitseseaduses kinnistatakse eraldi põhimõte, et inimeste kaitse on riigikaitse üks peamisi eesmärke. Praktikas tähendab see elanikkonna kaitse nime alla tegelemisküsimustega nagu evakuatsioon, varjumine kriisi korral. Samuti tähendab see üksikisikule abikäe ulatamist, et aidata inimesi kriisideks ettevalmistumisel ja neile kiirelt reageerimisel. Tänavu andis Siseministeerium välja kriisideks valmistumise käitumisjuhised. Lisaks on mobiiltelefonides võimalik kasutada Naiskodukaitse rakendust Ole valmis, kus on praktilisi näpunäiteid varude loomiseks ja ka esmaabi andmiseks, aga ka juhised erinevates olukordades käitumiseks. 2021. aastal loodame käivitada süsteemi, millega SMS-i teel saab kohe konkreetses piirkonnas või üle Eesti hoiatada ohuolukorra tekkimisest, näiteks metsatulekahjude korral. Lugupeetud saalisviibijad, laiapindse riigikaitse aluseks on inimeste kaitsetahe. Eesti on väike riik ja iga meie inimene on oluline. Sestap saame edukad olla ainult inimesi mõistlikult ja paindlikult kasutades. Riigikaitses tähendab see toetumist eestimaalaste passiivsele poolehoiule ja aktiivsele valmisolekule ise kaasa lüüa. Meie kaitsetahe on alates iseseisvumise taastamisest olnud tugev. Täna on meessoost kodanikest valmis riigikaitses osalema aktiivselt 73%. Samas on ühiskond pidevas muutuses ja tulevikku vaadates ei saa poolehoidu riigikaitseliste valikutele võtta
iseenesestmõistetavana. Nende valikute legitiimsuse ja tõsiseltvõetavuse hoidmiseks peame jätkuvalt näitama, et Eesti riigikaitse on reaalne ja toimib, et riigi koostatud plaanid kriisideks on reaalselt elluviidavad. Peame näitama, et kõik inimesi ja vahendeid kasutades riigikaitses õigustatult ning kõige otstarbekamal moel. Nii et riigi kaitseks kasutatakse iga inimest vaid ühes kohas ja ühes rollis. Sellega väärtustab riik inimeste panustatud aega ja nende lähedaste toetust. Siinkohal pean eriti oluliseks suhtlust noortega. Neil päevil alustab ajateenistust üle 1200 inimese. Paljude noorte isiklike suhet riigikaitsega algab just ajateenistuses või riigikaitseõpetuse tundides. Tunnustan siiralt tööd, mida tehakse 126 gümnaasiumis, 19 kutseõppeasutuses ja 2 põhikooli riigikaitseõpetuse tundides. Samuti tunnustan Kaitseväe iga-aastast tööd ca 3300 ajateenijaga. Usun, et ajateenistusele on kasuks tulnud järjepidev töö selle ajakohastamisel või paremate tingimuste loomisel. Täna on ajateenijate käsutuses Euroopa, võib julgelt öelda, kaasaegsemaid kasanmud. Jõukohasemaks on muudetud tervisenõuded või kättesaadavamaks muutunud psühholoogiline nõustamine. Suurenenud on eesti keele õppevõimalused. Ajateenijatel on muuhulgas võimalik rakendada ja arendada küberkaitsega seotud oskusi. Ajateenistuse jooksul saadud väärtuslikud kogemused on parim viis noorte kaitsetahte arendamiseks ja aktiivsete kodanike kasvatamiseks. Aktiivsetel ja teotahtelistel kodanikel on aga võtmetähtsusega roll riigikaitsega tegelevate asutuste toetamisel. Kui mõelda kaitseliitlaste või naiskodukaitsjate, abipolitseinike või vabatahtlike päästjate peale, ma siiralt loodan, et Kaitseliit, Politsei- ja Piirivalveamet ning Päästeamet suudab edaspidi veel rohkem leida sihtotstarbelist rakendust kõigile neile, kel on olemas tugev tahe panustada, aga kes veel pole leidnud endale sobivat rolli laiapindses riigikaitses. Arusaadavalt tõstatab minu senine ettekanne küsimuse rahastamisest ja inimressursist. Kaitse-eelarve hoidmiseks tasemel 2% SKT-st on pikalt kehtinud tugev poliitiline kokkulepe ja seda kavatseme hoida ka tulevikus. Siseministeeriumi või teiste riigikaitsega tegelevate ministeeriumite rahastamisega on aga lugu keerulisem. Valitsus on suunanud Siseministeeriumi valitsemisalasse lisavahendeid politseinike, piirivalvurite, aga ka Päästeametisse päästjate palkadeks, taristu parandamiseks või kas või rahapesu ja majanduskuritegevuse tõkestamiseks. Kindlasti peame ka edaspidi leidma viise, et suurendada siseturvalisuse ja laiapindse riigikaitse rahastamist. See on oluline tänaste ametnike hoidmiseks ja nende väärtustamiseks, samuti tulevikus uute teenistujate leidmiseks. Politseinike, päästjate keskmine vanus tõuseb, aga demograafilistel põhjustel muutub lähitulevikus väiksemaks heagrupp, kelle seast uusi tublisid teenistujaid värvata. See seab loomulikult piirid ka teenistujate üldarvule. Näiteks oleks 100 uute piirivalvurite värbamine väga tõsine väljakutse. Kui tehnoloogilise idapiiri asemel keskenduksime piirivalvepatrullidest sõltuva piiri väljaehitamiseks. Elame maailmas, kus tehnika muutub odavamaks ja inimene kallimaks. Tunnustan siinkohal Politsei- ja Piirivalveametit ning Siseministeeriumi pikaajalise visiooniga idapiiri arendamise eest. Samuti kinnitan taaskord, et valitsusel on kindel kavatsus välja ehitada kaasaegne idapiir, mis võimaldab avastada kõik rikkumised ja tuvastada nende toimepanijad.
et siis võimalikult kiiresti reageerida. Tänaseks on erinevad valitsused eraldanud idapiiri ehitamiseks 90 miljonit eurot. Järgmised rahastamisotsused tehakse reaalsete ehitushindade ja seiretehnikaga seotud kulude selgumise järel. Suurem valmisolek on oluline ka Siseministeeriumi valitsemisalas. PPA kriisiplaanide tegemisel on aastaid olulise puudujäägina välja tulnud inimressursi nappus. Kui lühikesest kriisist saab pikem. Valmisoleku suurendamiseks peame leidma sisekaitset tugevdavaid reserve, et PPA saaks pikema kriisi korral täita kõiki oma ülesandeid, sõltumata täielikult Kaitseväe või Kaitseliidu ressurssidest. Väga austatud kuulajad, järgnevalt keskendun rahvusvahelisele vaatele ja alustan siingi väikesest tagasivaatest. Nimelt osalesin ise kõrgematel riigikaitsekursustel 2012. aastal ja mäletan, et peamine teema oli siis Leedus paikneva NATO Balti õhuturbemissiooni põhimõtteline jätkumine 7 aastat tagasi. Tänaseks on õhuturbelennukid mitte ainult Leedus, vaid viimased 5 aastat ka Ämaris. Eestisse on paigutatud 1000 liitlaste kaitseväelast, kes on tihedalt lõimitud meie kaitseväkke. See pole juhuslik, et Eestis on just Suurbritannia, Prantsusmaa, Taani kaitseväelased. Kui mõelda aastapikkusele koostööle brittide ja taanlastega kõige keerulisemates Lõuna-Afganistani piirkondades või koostööle prantslastega Kesk-Aafrika Vabariigis ja Malis, kus meie naised ja mehed aitavad hoida stabiilsust ning takistada ebastabiilsusel Euroopasse edasi voolamast. Selline igapäevane õlg õla kõrval keerulistes kohtades tegutsemine on aidanud tuua Eestisse 2 Euroopa tuumariigi kohaloleku. 2018. aasta jooksul viibis Eestis peaaegu 10 000 liitlasriikide kaitseväelast ja me oleme tänulikud kõikidele sõpradele NATO-s ning Euroopa Liidus selle eest. Eestis on viibinud ka arvukalt Ameerika Ühendriikide kaitseväelasi, kelle kohalolek tulevikus on loodetavasti veelgi nähtavam. Peagi pooleks aastaks õppusteks Leetu roteeriv ameeriklaste pataljon on selge märk Ameerika Ühendriikide pühendumisest kogu NATO julgeolekule meie regioonis. Olen kindel, et detsembris Londonis toimuv NATO liidrite kohtumine kinnitab transatlantiliste sidemete tähtsust ja NATO ühtsus kõigi liikmesriikide vastu suunatud ohtudega tegelemisel. Samas ei saa võtta liitlaste tänast kohalolekut ja tugevat toetust iseenesest mõistetavana. Rahvusvahelistesse sõjalistesse operatsioonidesse panustamine on Eestile kättesaadav viis maailmale näidata, et me hoolime, et me oleme valmis panustamist kaaluma isegi siis, kui see toob kaasa riskantseid ülesandeid meie võitlejatele, meie sõduritele, meie inimestele. Kaitseväelased, aga ka politsei ja tsiviilametnikud rahvusvahelistel missioonidel on meie julgeoleku eesliin või õigemini samm eesliini ees. Peame meeles kõiki kaitseväelasi, politsei ja päästeametnikke, kes on teenistusülesannete täitmisel hukkunud või viga saanud nii kaugetes kohtades kui kodumaal. Valmisolek vastutada on ka põhjus, miks oleme järgmisest aastast ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaline liige. Arusaadavalt pole seal meie võimuses pöörata ümber sündmusi Süürias või põlvkondi kestnud konflikti Palestiinas. Aga koostöö teiste riikidega saame tugevdada reeglitel põhinevat maailmakorda, mis on sattunud surve alla. Meie kui väikeriigi otsene huvi on rahvusvaheline kord, kus ei kehti tugevama õigus, vaid kus riikidevahelised suhted on ehitatud koostööle
ja rahvusvahelisele õigusele. Väikeriikidel läheb siis hästi, kui neil on sõpru ja valitseb rahu. Sõprade hoidmiseks tuleb aga nende muresid mõista ja võimalusel toeks olla. Konkreetsemalt saaksime ÜRO-s olla küberjulgeoleku eeskõneleja ja töötada selle nimel, et küberruumis kehtiks rahvusvaheline õigus ja tunnustatud käitumisnormid. Või tegeleda kliimaküsimustega, mis pälvisid septembris ÜRO Peaassambleel peamise tähelepanu. Kliimamuutused muudavad looduslikud ressursid hinnalisemaks. Veepuudus ja liustike sulamisest tekkiv merevee tõus sunnivad inimesi kodukohtadest lahkuma. See võib tekitada pingeid ja konflikte, mistõttu on kliimamuutused ja julgeolek väga selgelt seotud. Eesti saab julgeolekunõukogu liikmena juhtida tähelepanu kliimamuutuste mõjule ja töötada lahenduste nimel. Näiteks, kuidas kasutada konflikti ennetuses info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendusi. Globaalsete teemade juurest naastes pisut ka kaitseküsimustest Euroopas. Meie eesistumise ajal 2017. aasta teisel poolel muutus tõsisemaks nende mõttevahetuste toon, mis puudutasid Euroopa Liidu rolli kaitseküsimustes. Me võtsime suuna toetada Euroopa Liidu kaudu liikmesriikide kaitsevõime tõstmist, et eurooplased oleksid võimelised rohkem tegema ja rohkem panustama. Selle lähtekoht on aga NATO püsimine kollektiivkaitse nurgakivi ja transatlantiliste suhete peamise teljena. Sestap peaksime vaatama NATO ja Euroopa Liidu suhet kaitseküsimustes ühe mündi erinevate pooltena ning mitte keskenduma vastandumisele või võitlusmomendi esiletoomisele. Peame aga kaitseküsimustele Euroopa Liidus lähenema põhjalikumalt. Euroopa, mis kaitseb, peab endas sisaldama ka laiapindset lähenemist julgeolekule. Et Euroopa Liidu õigusaktide tegevuste ja rahaliste vahendite planeerimisel arvestatakse riigikaitse ning siseturvalisusega. Eesti on üks väheseid Euroopa riike, kel on siseriiklikku kogemust, mida ka teistega jagada. Hea on tõdeda, et Euroopa Liit on ses kaitseküsimuses juba teinud edusamme, kui mõelda Euroopa tööstuspoliitika ja sõjalise mobiilsuse arengule, küberohtude ja sidelahenduste valdkonnale või hübriidohtudele ja väärinfole ja selle vastu astumisele. Auväärt konverentsil osalejad, oma ettekande lõpus soovin tänada kõiki riigikaitsega selle kõige laiemas mõttes tegelevaid teenistujaid. 94% eestimaalastest peab meie kodumaad turvaliseks, mil avalikkuse usaldus nii Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti, Kaitseväe ja Kaitseliidu suhtes on väga kõrge. See on kindlasti märk sihipärasest tööst, mis kahtlemata jätkub. Soovin teile selles edu, et saaksime ka tulevikus end Eestis elades julgelt ja kindlalt tunda. Jõudu Eestile! Aitäh! Peaminister võtab ka paar küsimust, saan ma aru. Aga ma tahan siinkohal teile märkida, et ma loodan, et selle ettekandega, selle kõnega saab alguse veel üks traditsioon, sest kui te vaatate Eesti sisepoliitilist, kuidas ma ütleks, kõnede kalendrit, siis tegelikult Eesti peaministril Eestis, ja see puudub nii-öelda ex officio, tegelikult riigikaitse kõnekoht puudub. On presidendil, on Kaitseväe juhatajal, on Kaitseliidu üleval, aga peaministril tegelikult riigikaitse kõnekoht puudub. Ma loodan, et me alustame sellel konverentsil just selle traditsiooniga, Jüri, ma arvan, et sa said minule väga meeldis. Said väga hästi hakkama, nii et vaatame, mis see aeg toob, kui me hakkame neid konverentsi edasi korraldama. Nii, aga palun küsimusi nüüd. Vaiko Mäe Sisekaitseakadeemias. Kõigepealt riigile tunnustus siis asutustele ja organisatsioonidele, kes on siis
võtnud selle ülesande, et kodanike teadlikkust tõsta kriisiolukordades. Aga jällegi paradigma, mis üldiselt on, et loevad need, kes teavad ja ei loe need, kes peaksid lugema. Minu küsimus on see, et esmalt siis see, et mida abitum on ju kodanik, seda suuremalt peab riik panustama kodanikele toimetulekuks. Ja küsimus on järgmine, et mis härra peaministri hinnangul on, kui abitu on Eesti kodanik, et iseseisvalt toime tulla selliste kriisidega? Aitäh! Aitäh, et ma ütlesin ka oma ettekande eel, et me peame kõik tegelikult tegema kõik, mis võimalik, et me tuleme toime erinevate kriisidega. Ja ma ütlesin selle järgi kohe lause, et see ei tähenda seda, et riik ei peaks olema siin küünarnuki tunde pakkuja, abistaja, toetaja. Vastupidi, peab olema. Teie küsimus, küsimus on alati, et missugustest kriisidest käib jutt. Ma arvan, et Eesti kodanik või Eesti elanik ei ole abitu. Ma arvan, et ta on päris nutikas erinevate keeruliste situatsioonides hakkama saamise osas. Tõsi, mida päev edasi, seda rohkem ka meie ju mugavdume. Ja kui me võtame ühelt poolt tehnoloogia arengu, mis toob meile igapäevaselt edu, muudab meie elu mugavamaks, siis muudab ka ta järjest rohkem meid ju sellest sõltuvamaks. Kui me mõtleme korraks selle peale, et kui kaob mobiillevi mingis kriisis, et kuidas me tegelikult siis hakkama saame. Kui kaob elekter mingis kriisis, kuidas me siis hakkama saame, alates oma kodust, oma vannitoast, vee olemasolust, siis kindlasti need on väga keerulised väljakutsed ja võib öelda, et need inimesed, kes elavad linnast väljaspool maapiirkondades, suure tõenäosusega saavad sellistes olukordades võib-olla kergemini hakkama. Neil on olemas veele juurdepääs, mida linna situatsioonis puhtale joogiveele põhimõtteliselt ilma elektrita on väga keeruline seda leida. See on ka see küsimus tegelikult, mida ma ütlesin oma ettekandes, et riik järgneva kava ja tegevuse koostamisel peab mõtlema väga selgelt, et kui palju meil peab olema reservi, olgu see toiduained, olgu see ravimid, olgu see kütus. Aga üldjoontes ma arvan, et Eesti inimene sellistes keerulistes olukordades on üsna hästi toime tulev. Seda on meie lähiajalugu näidanud. Palun veel. Mulle tundub, et poliitiline suunis on antud, kõik on ilusti kõne üles kirjutanud, lähevad koju täitma. Tänan sind, Jüri. Aitäh.